tere tulemast hommikupalvusele. Tänane hommikupalvus toimub Oleviste kirikus. Oleviste kirik on Baltimaade kõige kõrgem kirik minu andmete järgi. Ja Oleviste kirikus on baptisti kogudus. Baptisti kogudus on Eestis umbes 86 ja see on siis kõige suurem baptisti kogudus. Siin on umbes üle 1500 liikme. Mina olen siin Oleviste kiriku, ma ei tea, kas saab öelda 3. korrusel, kus on siis noortetuba. Siin toimuvad erinevad noorteüritused, aga ka muud üritused. Siin Oleviste kirikus ma olen sellepärast, et täna toimub Tallinna vaimulike kohtumine. Ja täna vaimulike kohtumine toimubki siis Oleviste kirikus ja mina siis tulin siia alguses hommikupalvust tegema. Täna mul on abis ka Ivo Käsk, abikaplan, kes on praegu Islandil. Aga tema siis jagab sõnumit ajal. Ja ma nüüd loen alguseks Piiblist. Siis Johannese evangeeliumist ühe jupi täitsa algusest, Johannese algusest. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Kõik on kunagi kuskilt alguse saanud, maailma alguse saanud ja on siis sõna läbi, Jumala sõna läbi on alguse saanud ja seal alguses oli ka Jeesus, kelle läbi siis maailm loodi. Ja kaks see kirik, kus me oleme, see on alguse saanud, kuskilt keegi hakkas need kive kokku panema, aastal umbes 1200, kui seda ehitama hakati. Ja võeti siis need Jumala loodud kivid, mida siis omavahel hakati kokku panema, aga siin peale kivide veel hulk muid materjale. Tänane hommikupalvus on alguse saanud ja mõnikord ka inimese usuelu saab kuskilt alguse. Ja usuelu saab alguse siis, kui inimene kohtub Jeesusega, kui ta saab täidetud Jumala armastusega. Tema palvele võib-olla vastutakse, kui ta saab terveks mingist haigusest. Ja siis ta võib kohtuda või kogeda nii võimsalt Jumalat, et tuleb usule. Ja tema elu muutub, nii et ta tahab edasi elada Jumala tahte järgi ja Jumalale meeldida. Siis kogu ülejäänud oma elu, kui ta jääb usku. Algussõnad, mida ma mõtlesin jagada. Siit edasi laulame 2 laulu. Sa oled kõige kõrgem üle ilma maad. Sa oled kõige kõrgem üle ilma maad. Sa oled suurem kui kõik Jumala. Sa oled kõige kõrgem üle ilma maad. Sa oled suurem kui kõik Jumala. Sind ma ülistan, sind ma ülistan, sind ma ülistan, issand. Sind ma ülistan, sind ma ülistan, sind ma ülistan, issand. Sa oled kõige kõrgem üle ilma maad. Sa oled suurem kui kõik Jumala. Sa oled kõige kõrgem üle ilma maad. Sa oled suurem kui kõik Jumala. Sind ma ülistan, sind ma ülistan, sind ma ülistan, issand. Sind ma ülistan, sind ma ülistan, sind ma ülistan, issand. Selle ülistuslauluga tuli mulle meelde lugu minu õepojast umbes 2013. aastal, vist oligi sellel ajal, kui mina elasin ikka Tallinnas, tema Pärnus. Ta tuli mulle külla koos oma noorema vennaga ja ma võtsin need kirikusse kaasa, kuna ma õhtul minemas olen Nõmme baptisti kogudus. Seal toimus mingi noorteüritus või noorteõhtu ja keldrikorrusel see toimus. Ja siis me seal laulsin kui ülistuslaule, tema oli mul kõrval ja mingi moment ta tiris mult käest. Ütles, Priidu, ma tunnen. Ma küsisin, mis see on? Siis ta ütles, et Priidu, ma tunnen tohutut viha, et ma tahan kõik puruks peksta, ma tahan kallale minna. Ja midagi sellist ta väljendas, et tema sees on meeletu viha.
ma siis ütlesin, et tule kaasa, lähme üles esimesele korrusele, seal oli saal, läksime siis sinna saali, kus me kahekesi olime. Seal ma siis palvetasin, temaga palvetasin tema eest, siis palvetasin koos temaga, nii et tema palvetas minu sõnade järgi. Ja siis tema ütles, et palveta ka oma sõnadega. Ja siis ta palvetas oma sõnadega. Ja peale selle palvet me läksime alla tagasi, kus ta siis oli kaasas ülistuslauludega, laulis kaasa. Ja kui me nüüd koju läksime peale seda üritust, kui me sinna olime sõitnud, siis ma kuulasin pereraadiot. Ja teda väga häiris, et ma pereraadiot kuulasin, et ta tahtis kuulata Power Hit Radiot või mingit tümakat. Ja talle ei meeldinud üldse see pereraadio, see kristlik raadio. Ja nüüd, kui tagasi sõitsime kodu poole, siis mul pereraadio käis ja ta tahtis nii väga kuulata seda. Mul oli sõberiga autos, ütles sõbral, ole tasa, ma tahan kuulata, mida siin räägitakse. Ja mul oli kohe huvitav vaadata, et selline drastiline muutus on toimunud siin mõne tunniga. Ja jõudsime nüüd koju, siis kodus ta hakkas kirjutama laule. Mul on siiamaani paberid alles, kuhu ta siis hakkas kirjutama sõnadega välja armastuslaule Jumala vastu. Ja ta hakkas siis laulma, siis kirjutas, Jumal, ma armastan sind, Jumal, sa oled mulle kallis. Ja selliste sõnadega ta umbes laule hakkas kirjutama selle, siis ta õhtul seal laulis. Ja vend, kes tal oli ka kaasas, tema siis mängis kodus klaverit, otsis neid noote, mis sobiksid sinna selle lauluga kokku. Ja oli väga huvitav näha, kuidas Jumal muutis tema südant nõnda selle ühe õhtuga. Et ta Jumala vihkamisest pöördus Jumala armastuse poole ja täitus Jumala armastusega. Mis voolas temast välja siis nende ülistuslauludega. Aga laulame nüüd teise laulu. Jeesusele tahan laulda maa. Jeesusele tahan laulda maa. Tere päästjaks tuli ta. Jeesus meid siin valgustab, puhastab ja kinnitab. Talle laulu, kõik ta kogu töö. Kätel kannab talle tarmu väes. Rõõmu annab, kuulel kõrgus käe. Oma händi teega ta õnnistab meid otsata. Teda kiitu, kõnda kogu tuu. Ta ei väsi, ihal armu töö. Tema käsi kaitseb päevalöö. Iga kurvastuse sees tema on su abimees. Kui sa teemast ikka kinni pea. Meid sa võtsid päästa võõra sees. Surmad ütsid ise meie ees. Ise kokku meist ja sa otsid ennast puhelda. Etti meie õigeks saaksime. Jeesus anna, et ma tunnen sind. Sinu sõna valgustanu mind. Õnnistus ei taama ilma sinu vereta. Ennast ise teile juhta. Sellise ilusa laulu ma siis kunagi õppisin vanglas selgeks, kui ma olin seal vabatahtlik kaplan. Aga siit edasi läheme sõnumi juurde ja Ivo jagab meile täna sõnumi. Ivo, palun. Tere hommikust kõigile. Varajase kristliku kiriku üks juhte Jaakobus kirjutas kaaskristlastele niimoodi, et pidage alati rõõmuks, mu vennad ja õed, kui te satute mitmesugustesse katsumustesse. Te ju teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid vastupidavaks. Ja lõpuni vastupidamine teeb teid täiuslikuks ja laitmatuks ilma ühegi puudujäägita. Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu Jumalalt, kes annab heldelt kõigile tegemata etteheiteid ja talle antakse. Katsumus ja raskus ei ole ju iseenesest see, mille üle rõõmustada. See oleks suisa masohistlik. Aga kui katsumus on see, mis toob endaga kaasa midagi head, siis see on rõõmu põhjus. Näiteks toovad katsumused vastupidavuse, kirjutas Jaakobus. See on sama nagu maratoonariga.
kui keegi meist on jooksnud maratoni, siis ta teab, millist vaeva peab nägema selleks, et saavutada vajalik vastupidavus. Ja ma ei tea, kas kedagi eales motiveerivad sellel teekonnal kogetud raskused. Siht on see, mis motiveerib. Olla valmis ja võimeline maratonil finišisse jõudma. Ja ei ole olemas valutut teed maratoni finišisse. Jaakobus mainis oma ütlemises ka tarkust. Kui me oleme katsumuses ehk raskes olukorras, siis see motiveerib meid otsima vajalikku tarkust. Raskus motiveerib kasvama. Enamus inimesi ei armasta ju vihmast ilma. Ja eriti kevadel, kui ootame päikest ja sooja. Vihmane ilm võib rikkuda meie parimaid plaane ja samas teame, et vihm on vajalik selleks, et kõik kasvav tärkaks, et puud läheksid lehte, et muru läheks roheliseks, et lilled võrsuksid. Need on lihtsad näited. Ja ometi võime olla tihti rahulolematud ja heitunud, kui kogeme raskusi ja tagasilööke. Raskused võivad meid masendada, tagasilöögid võivad vihastada. Ja samas ma usun, et tahame saada paremateks inimesteks. Targemateks, vastupidavamateks, kannatlikumateks. Jumal teab, mida me vajame selleks, et kasvada. Ja et olla valmis selleks, mida tulevikus elu meile veel tuua võib. Sest nagu Eesti laulusalm ka ütleb, et ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Ma pean tunnistama, et ma ei ole oma keskealise elu jooksul eriti miskit ise küpsetanud. Ja tainast olen sõtkunud ainult mõned üksikud korrad. Ma tean aga taina sõtkumisest seda, et sõtkumine on vajalik, et tainast saaks hea ja ühtlane. Ilma sõtkumiseta tainas jääks ebaühtlaseks ja ei kerkiks ka korralikult. Ja leib või pirukast tuleks selline töss, ebaühtlane. Ja nagu taigna sõtkumine nõuab usaldust, et protsess toimib, nii on meil ka vaja elus usaldada, et raskused ja väljakutsed on osa suuremast plaanist, mis aitavad meil kasvada ja areneda. Ja sellist sõtkumist toovad meie ette tulevad väljakutsed tihti ilma, et me ise neid valiksime, ka täiesti ootamatult. Ja samas mõningaid valime ise täiesti teadlikult, et paremaks saada. Näiteks mida? Hariduse omandamine ja õpingud näiteks, see on puhas vaev. Ma võtsin ette täiendavad õpingud 5 aastat puhast maadlemist. Eksamid, projektid, ülesanded, uurimustöö. Aga need väljakutsed aitavad meil arendada kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamisoskusi, distsipliini ja ilma nendeta me ei saaks kasvatada oma potentsiaali. Ja oma tööelus ükskõik mis ülesanded meil siis on, me seisame tihti silmutsi keeruliste projektidega, pingeliste tähtaegadega, aga need aitavad meil arendada oma ajaplaneerimisoskust, meeskonnatööd, stressitaluvust. Kriitika ja tagasilöögid töökohal võivad olla valusad, aga need ka annavad meile võimaluse õppida ja kasvada ja aitavad saada paremaks oma töös, aitavad arendada paksu nahka. Kui meil on suhetes konflikte ja lahkarvamusi, siis need võivad olla rasked, kuid need õpetavad meid jällegi suhtlema paremini, olema empaatilised, leidma kompromisse, aitavad meil kasvada emotsionaalselt. Terviseprobleemid, need võivad olla rasked, aga need õpetavad meid hindama oma tervist, hoolitsema enda eest paremini, olema tänulikud iga päeva eest, mis meil on antud. Ja kui me usaldame, et Jumal teab kõike ka seda, mida oma kasvamiseks vajame, siis see annab meiega toimuvale täiesti uue tähenduse. Nii nagu selles loos, et ma vajan õli, mõtles üks iidne munk ja nii ta istutas oliivipuistiku. Ja issand palus ta, see vajab vihma, et tema õrnad juured saaksid juua ja paisuda, saada õrnalt vihma. Ja issand saatis õrnad vihmad. Issand palvetas munk. Minu puu vajab päikest, saada päikest ma palun siin ja päike paistis, soojendas puukest. Nüüd külma mu issand, et ta kudesid tugevdada hüüdis munk. Ja näeb, väike puu oligi härmatisest sätandavalt valge. Kuid õhtul suri taimeke ära. Siis otsis munk üles vennas munga tema kambrist ja rääkis oma kummalisest kogemusest. Ega mina istutasin väikese puu, ütles vennas munk. Ja vaata, see õitseb hästi. Aga ma usaldan oma puu selle loonud Jumalale. Tema, kes selle lõi, teab paremini, mida see vajab. Paremini kui minusugune inimene.
ma ei seadnud mingeid tingimusi, ma ei määranud viise ega vahendeid. Issand, anna talle, mida ta vajab, palvetasin ma. Tormi või päikest, tuult, vihma või külma, sina oled selle teinud ja sina tead. Ja nii ka ma soovin kõigile meile head kasvamist kõiges selles, mis meile antakse ja ette tuleb. Ivo, aitäh sõnumi eest, usaldus kasvatada Jumala vastu. Laulame laulu Jäägu Jumala rahvuse üle. Oleviste kirikust toimuvad erinevad üritused, siin lisaks jumalateenistustele veel alfakursused, kristlike põhitluses õpetavad kursused, noorteõhtud reedeti, siis on Iisraeli õhtud, siis on valveõhtud ja siin on erinevaid ka laulukoore, Efata laulukoor ja veel mõned ja lisaks oli mandolinikoor, ma ei tea, kas see toimib, aga on ka meestekoor, kus mina kunagi käisin 2012 ja seal lõpulauluks oli Jäägu Jumala rahvuse üle, nii nagu täna laulame seda laulu. Jäägu Jumala rahvusu üle, tema armastus on täiku siin, tema valguses käib, kõigest loodada teab, tema arm jäägu hoidma sind teeb. Tema arm jäägu hoidma sind teeb. Jäägu Jumala rahvusu üle, tema armastus nõndaikku sind, tema valguses käib, kõigest loodada peab, tema arm jäägu hoidma sind teeb. Tema arm jäägu hoidma sind teeb. Ja palume ühiselt meise palve ja Jeesus on lõpetanud meile. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast on ta ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, anna meile andeks meie võlad, nagu meegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma olen edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armline. Issand, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.